Tere, minu nimi on Aivar Kant. Selle videoga ma sooviksin teiega jagada oma mõtteid teemal piibli lugemise tähtsus. Olen ise usklik ja olen võtnud omale põhimõtte, et piibel on Jumal rääkimas minuga. Ja piibel on see, kust minu usk tuleb. Tahan siis teiega jagada seda, et ka teid usus kinnitada. Esiteks, kui sa veel ei tea, siis piiblit saab lugeda netis aadressil piibel.net, N-E-T. Ja ingliskeelseid piibleid on väga palju, nii et guugelda lihtsalt Bible ja sa leiad kindlasti palju erinevaid lehti, kust seda vaadata. Inglise keeles on väga palju erinevaid versioone. Aga alusteks loeksime ühe kirjakoha, mis on kirjutatud Vanas Testamendis, õpetussõnades 4. peatükis, õpetussõnad 4. Ja ma loeksin teile Salm 20. Mu tütar, mu poeg, pane tähele mu sõnu. Pööra oma kõrv minu põnede poole. Ära kaota neid enesel silmist. Hoia need oma südames. Sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte väärusest. Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole. Pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad. Ära kaldu paremale ega vasakule. Hoia oma jalga kurjast. Ja ma lugesin siis salmid õpetussõnast 4:20-27 salm. Panid see tähele, et 20. salmis ta ütleb, et pööra oma kõrv minu kõnede poole. Meie inimestena peame ise oma kõrvad Jumala poole pöörama. Jumal ei räägi meiega, kui meie teda ei kuula. Meie peame avama Jumala sõna selleks, sest Jumal räägib piibli kaudu meiega. Ja vahest ta kasutab ka jutlustajad, aga enamuses kordi peame me ise piiblit lugema. Ja kui ka mõni jutlustaja räägib meiega, siis me peame kontrollima, kas see, mida nad räägivad, on piiblist. Et meie peame oma kõrvad pöörama tema poole, ehk avama Jumala sõna. Ja siis salm 21 ütleb, et ära kaota neid enesel silmist, hoia neid oma südames. Et seda praktiseerida, selleks mina kirjutan üles need kirjakohad niisugustesse väikeste paberide pealt, kaartide peale ja panen need nende kohtade peale, kus ma liigun. Vannitoas peegli vahele või arvuti ekraanile panen need väiksed kleepsud, niisugused kleebin, et nad oleksid mu silmes. Tuletan mulle meelde neid kirjakohti, mis on tähtsad, need Jumala tõotused, mis ta on minule andnud, minu elu jaoks. Ma kordan jällegi salm 21, ära kaota neid enesel silmist, hoia neid oma südames. Kui need on sinu silmade ees, siis sa mediteerid nende üle ja mõtled nende üle ja see läheb sulle südamesse. Miks ma seda teen? Salm 22 ütleb, sest need on eluks sellele, kes need leiab. Ja terviseks kogu ta ihule. Sa saad ainult elada siis, kui sa oled terve ja elujõuline. Ja Jumala sõna on ravim, mis annab tervist sulle. Salm 23 uuesti. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Mida iganes sa oma kõrvade kaudu sisse võtad, see läheb ka sinu südamesse. Ja et on väga tähtis, et me Jumala sõna loeme ja mõtleme ja mediteerime nende asjade üle. Sellepärast, et sellest sõltub meie elu. Nii, ja edasi ma tahaks öelda, et Jumal armastab meid ja tahab meid aidata. Ja selle jaoks ta on saatnud oma sõna. Ja me peame, kuid Jumal ei sunni meile peale oma sõna ja oma tahet. Ja meie peame hakkama kinni haarama sellest ise, omal vaba tahtel. Meie peame keerama oma kõrva tema sõna poole, avama selle Jumala sõna ja lugema seda sealt. Ja uurima ja õppima, mida see sõna meie jaoks ütleb. Et see siis läheks meie südametesse ja meie mõtetesse. Ja siis, kuna me oleme usklikud, siis saab meie usk kasvada ja me saame tervist ja kõike muud, mida me vajame.
Joosua raamat 1:7 ütleb, ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu seaduse järgi ehk siis piibli järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis. 1. Moosese kuni 5. Moosese raamat oli sel ajal kasutuses. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see seadusraamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel. Kas sa panid tähele, ta ütles, et sa pead selle suhu panema? Ei, mitte et sa topid nii-öelda piibli omale füüsiliselt suhu, vaid sa loed neid salme ja sa kordad seda iseendale. On väga raske oma mõtteid harali hoida sellest, mida sa ütled. Mul on praegu väga raske mõelda midagi muud kui seda, mida ma praegu tahan teile öelda. Ja sellepärast on väga oluline, kui sa tahad oma mõtteid kontrollida, siis sa suunad oma mõtted sellega, et sa ütled välja Jumala sõna, et su mõtted oleksid Jumala sõnas. Ja siis sa saad sellele mõelda päeval ja öösel. Või mis iganes kui sul muret tuleb, kui sul tulevad halvad mõtteid, siis sa saad korrigeerida neid mõtteid sellega, et sa loed endale ette Jumala sõnad, tsiteerid neid Jumala sõnas. Et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul korda minek. See on Joosua raamatu 1. peatükk ja 8. salm. Sest siis õnnestub su teekond ja sul on korda minek. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev. Ära kohku, ära karda, sest Isand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Miks ta ütleb, ole vahva ja tugev? Tihti meil tuleb elus olukordasid, kus me kardame ja kus me oleme nurka surutud, kus ei ole meil lahendust. Kui sa lähed arsti juurde ja arst ütleb, et sul on mingi ravimatu haigus. Mida sa teed? Sa pead teadma, mis on Jumala tõotused. Mis ütleb Jumala sõna sinu haiguste kohta? Mida on teinud Jeesus sinu heaks? Mida on teinud Jumal sinu heaks? Millised on need lubadused? Millised on need tõotused? 1. Peetruse 2:24 ütleb, et Jeesuse haavade ja vermete tõttu on meile tervist tulnud. Kas sa tead seda? Sa pead mediteerima selle üle ja selle usus vastu võtma, olema usklik. Ja siis, kui sa tead neid sõnasid, siis see ei kohuta sind, sest sa tead, et Jumal on sinuga. Ära kohku ja ära karda, sest Isand su Jumal on kõikjal sinuga, kuhu sa lähed. Mis iganes olukorras sa oled, siis sa tead, et Jumal on sinuga. Jumala sõna on seaduse raamat ja Jumal soovib, et meil oleks see kogu aeg mõttes, sest sedasi kasvab meie usk ja siis meil on elus korda minek ja me ületame raskused võidukalt. Jesaja 55:10 ütleb, sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad, teevad selle sigivaks ja kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust, piiblist. See ei tule tagasi minu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Jumala sõna on selleks, et me seda kasutaksime. Ta on saatnud oma sõna mitte selleks, et lihtsalt meil oleks mingi püha raamat kuskil kirikus, vaid selleks, et meid aidata. Et meil oleks midagi uskuda, et meil oleks millestki kinni haarata ja välja aidata meid olukordadest, kus me oleme. Et meil anda tervist, et meid aidata finantsiliselt, emotsionaalselt, rasketes olukordadest välja tulla võidukalt. Sest Jumala sõna ütleb, piibel ütleb ju, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi. Kui me haarame kinni Jumalast ja usume sellesse, siis Jumala aitab meid. Sest see on selle jaoks, mille jaoks ta selle saatis. Lõpetuseks tunnista seda tunnistust minu järele. Piibel on Jumala sõna minu jaoks. Piibel on Jumal rääkimas minuga. Ma haaran kinni nendest tõotustest, mille Jumal on mulle andnud. Et ma võiksin elada seda elu, milleks Jumal on mind loonud. Jumala sõna on elav ja see ei tule kunagi tühjalt tagasi. Tänan tähelepanu eest.